tere, armas. Mis on see, millest sa täna teada tahaksid nii väga, mis oleks sinu jaoks elu muutev, mis looks sulle uusi dimensioone, sinu sisse uusi dimensioone, mis ärataks su üles uinavast olekust. Ja esimese asjana tuli vastuseks armastus. Inimkonna igatsus, inimeste igatsus armastuse järgi on nii suur, et nad loovad järjest rohkem võimu enda ümber, et saavutada seda armastuse tunnet, et nad oleksid armastatud, nad oleksid hoitud. Aga see ei ole armastus. See on tingimustega suhtumine. Armastus on midagi nii püha. Armastus on midagi nii puutumatut, mis kasvab sinu seest väljapoole. Aga me oleme kaotanud ühenduse armastusega ja selle järgi on igatsus nii suur. Kuidas saada siis see armastus endale? Kuidas saada siis see ühendus armastusega endale tagasi? Armastuse jaoks ei ole mitte midagi muud vaja, kui olla kohal. Olla iseendaks, olla iseenda jaoks olemas. Me arvame, et keegi teine annab meile armastused, siis me oleme õnnelikud. Ja see teise armastus on ka midagi ülimat. Aga õnnelikuks me saame ainult läbi iseenda armastuse. Kas sa armastad iseennast? Armastus pole mitte midagi keerulisemat, see on kõige lihtsam asi siin elus. Sul on vaja sellele vaid otsa vaadata ja küsida, kas ma tahan armastada ennast? Kas ma tahan armastada seda elu, mida ma elan? Aga tegelikult kõik saab alguse endast, sinust endast. Sa vaata lihtsalt enda sisse, kui palju armastust sa seal pakud iseendale. Ja siis sa muidugi räägid, et sa tuled lapsepõlvest, kus sind ei armastatud, sul on armastuse puudus. Aga sina kui oma elu looja saad ise leida ja pakkuda endale kõik need võimalused, kuidas sina saad iseenda sees kasvatada iseenda armastust iseenda vastu. Sul ei ole vaja mitte midagi muud teha, kui lihtsalt peatuda vaid hetkeks, tunnetada, vaadata enda sisse, esitada endale küsimusi ja seejärel võtta see aeg. Ja armastada iseennast. Tšau, tšau.